Avalikke suurüritusi, kuhu minna, on palju, olgu suvel või talvel, sees või väljas. Mõnel pool kubiseb üritus turvameestest, teisal neid nagu ei märkagi. Võib-olla ei peagi märkama. Siin Tallinna Lauluväljakul saab tõenäoliselt korraldada kõige suuremaid massiüritusi üle terve riigi. Kui sagedasti me aga mõtleme selle peale, näiteks tulles möödunud suvel laulupeole, kui keeruline on tegelikult kogu seda ala turvata, rääkimata sellest, kui siin peaks juhtuma midagi päris tõsist. Suurürituste kontekstis on ka politseil ja päästel väga suur roll, ehk et on üritused, kus tehaksegi siis tegelikult riskianalüüs, milline on see ohuhinnang ja vastavalt siis olukorrale reageeritakse. Asi pole Tallinna Lauluväljakus. Massiüritusi korraldatakse üle Eesti. Kas need jätkuvad, kui lendamas on droonid ja nende tükid, rikutakse Eesti õhupiiri ja ähvardatakse sotsmeedias kõrisid läbi lõigata? Tõsi, veoauto pole meil rahva sekka kihutanud. Kas aga oma turvavõimekusega ikka püüame kinni mõne välisteenistuse töötaja, kes mürkgaasi ballooniga näiteks Unibet Arenale siseneda püüab? Kui riskid on ette nähtud, et sellise keelatud eseme viimine sinna kontserdipaika on reaalne ja võib tekitada tõsiseid tagajärgi, no siis sellest lähtuvalt tuleb ka läbi mõelda objekti turvaplaan ja leida partnerid, kes turvalisust tagaksid. Turvalisus maksab. Võib-olla ei tasu üritused kõrgema julgeoleku ohu tingimustes end enam ära. Kas suurüritusi jääb vähemaks? Ei ole hullu. Inimestele pidu meeldib pidada ja leiba, et tsirkust on alati rahvale meeldinud saada ja seda saadakse kindlasti ka järgmistel aastatel. Ja kui on süsteemselt ja hästi korraldatud kõik võimalikud üritused, nii sise- kui väliruumi üritused, siis mina küll ei arva, et muretsemiseks mingit erilist põhjust oleks. Kui ma saadan oma lapse rock-kontserdile, siis ma vaatan, kes seda korraldab ja kus seda korraldatakse. Ja vastavalt sellele teen lapsega minnes turvalisele kontserdile, teen oma otsused. Võib-olla on sotsiaalmeedia postitused siiski torm veeklaasis ja me reageerime üle. Pealegi on Eestis ametid, kes sellega tegelevad. Viimase sotsiaalmeedia postituse valguses, eks meil on ikkagi reeglid paigas, mismoodi me reageerime ja eks me oma sisendeid saame ka siis kolleegidelt, et kui asjad tõesti halvasti on. Eesti julgeolekuasutused, politsei ja kaitsepolitseiamet teevad enda tööd ja jälgivad seda, et kust sellised ähvardused tulevad, et need rohkem ei juhtuks, et need, kes seda tegid, saaksid ka vastutusele võetud. Mis puudutab avalikke üritusi, siis muidugi see tähendab ka seda, et nii kohalikud omavalitsused kui ürituste korraldajad tegelikult peaksid olema ka omalt poolt võib-olla valvsamad selles suhtes, et just siis nagu näha, et kui tekib pommi ähvarduste või rünnakute oht, et tegelikult oleks läbimõeldud erinevad evakuatsiooniplaanid, inimeste turvalisus tagamise plaanid. Kas see tähendab seda, et korraldajad peaksid rohkem hakkama mõtlema võib-olla turvalisusele? Tõenäoliselt küll, jah. Samm turvalisema Eesti poole tehti ka täna toimunud üleriigilisel turvakoosolekul, kus just avalike ürituste turvalisuse parendamist arutasid erinevad turvaettevõtted ja riigi institutsioonid.